Jou, täna näitame teile Disaster Detaili. Meiega võttis ühendust üks vaataja ja ta ütles, et tal on meile challenge. Et nimelt oli ostnud endale just ühe uue Audi, aga sellega oli väike mure, sest et peale eelmist omanikku nägi auto väljas selline. Siin on näha mingisuguseid valgeid piimaid rante. Need randid ei ole ainult klaaside peal, vaid ka lähevad edasi kogu kere peale. Siis on siin erinevaid kasutusjälgi, löögijälgi. Keegi on lihtsalt sisse kukkunud siia. Siis igal pool on näha ka värvi tuhmumist, sellist väga tuhmi värvi. Seda liistu on mingi asi tabanud, võib-olla on keegi kunagi poleerida proovinud. See peegel siin, no vaadake, see on ju täiesti matt. Olemata ei ole ka täkked, mida on küllaltki palju. Kapoti peal on siuke elu. Üks ole, täkked lähevad siit, tohutud svirlid, tegelikult see on lausa omaette huvitav vaadata. Ja siin on meil siuke väike testpaneel, et Marko päeval siin siiski tahtis ühe paneeli osa meile ette ära teha ja siit me näeme umbes milliseks võib see asi lõpus saada. Nii et vaadake edasi, et teada saada, mis sellest autost üldse saab. Täkked jätkuvad siit. Samamoodi teine peegel täiesti matt. Siin on väike pesu juba tehtud, aga päris pesu alles tuleb. Näeme siis veel kriime, palju kriime. Ja siin all on ka tegelikult väga huvitav, kuidas mingi kivid ja liiv on siis ära hõõrunud selle sinise värvi. Klaas ei olegi vist kõige hullemas seisus ja siis siin taga ka samamoodi väga jube. Kindlasti tahaks teada, mis sellest kohast saab, sest no siin on konkreetselt otsa sõidetud kunagi millegile. Siin on läbiv ka, aga kindlasti tuleb parem. Tagastanged on üldse sellised hullud kohad ka, et asju lohistatakse sisse välja. Hästi palju saavad vatti alati auto puhul. Mulle tundub, et siin on mingi huvitav joon ka, aga just kui oleks nagu hajutatud või keegi on siin midagi proovinud teha kunagi. Aga tegelikult, kui nüüd vaadata, siis auto läbisõit on 392 000. Ma arvan, et seda autot on ikka isuga kasutatud, et selles suhtes nagu tore, et niisama ei seisa ilus auto. Puit on sees, aga ja tahab näha tooteid. Väikesed kulumismärgid. Ilusad raamid aknad muidugi. A7 mulle väga meeldib endale. Siin on lõhnast ka aru saada, et see tahab saada märga pesu. Aurutit. Siuksed pinnad tahavad saada preservi. Siia muidugi Gioni ledersetiga peale. Kui mulle tuleks siuke Bolt järele, siis ma sinna sisse ei istuks. Et tegelikult on ikka väga must siin sees ka. Ja see lõht nii samuti. Sain siis Marko ka kätte, kui ma autot vaatama tulin. Ja Marko teadis mulle rääkida, et eelmine omanik oli seda autot feeriga pesnud päikese käes. Ja tõenäoliselt korduvalt ja tõenäoliselt teised pesumeetodid ei olnud ka päris õiged. Ja sellest tulebki siuke tulemus, kus auto on täis mingeid rante, väga palju kriimustusi asju, värv on tuhm, eks ole. Ja siis ta tegi mulle ühe demopaneeli ka ette, et siit videost on ilusti näha, kuidas ta teeb lõikekettaga kõigepealt. Ja siis järgmisena tegi ta veel poleerimise etappi ka. Maha pühkides muidugi oli küll see probleem, et tuli välja, et lakk on väga pehme ja ütleme, siukse teise ringi lapiga tegelikult ei saanudki maha pühkida. Et tuleb kasutada väga värskeid lappe selle peal, muidu jäävad kriimud kohe. Marko ütles, ta kasutas ultrakatti ja Gioni lillat ketast. See on siis see bad boy, kõige kangem Gioni ketas. Ja peale seda, kui ultrakattiga on tehtud, siis tuleb mängu reflektipasta
ja näiteks mingi Johnny Polish Autofinessi V2 ketas, midagi sellist. Kindlasti ei tasu siis Fairiga enda auto päikse käes pesta, et kasutage midagi mõistlikumat, näiteks mingit Johnny Baiti ja Smoothie pesukinnast. Tänaseks siis koju ja homme näeme, kui kaugele selle autoga Marko jõudnud on. Nii, täna terve päev Audi A7 sisupuhastus. Reaalselt ma olen siin hirmulugusid kuulnud, aga tule vaata siia. Praegu päris uhke, jah? Kõik on nii, nagu peab, aga kuivab, et hästi palju märkpesu on siin igal pool saanud, et ütleme nii, et siin oli mida puhastada, et nendest on klipid olemas, on. Mingi klippe pilte on, et Marko rääkis meile, et seal oli täitsa nagu päris muda olnud ja mingisugune, ma ei tea, üleujutus kunagi, et selle tagajärgedega tegelemine on siis nagu... Aga väga äge siuke natukene süvaprojekt vahelduseks, et see oli vist meil broneeritud 3 päevaks auto siis tegemine. Et see on nagu siuke päris tõsine, et ei ole tunni aja pesu. Ma proovin sulle valgust ka siia juurde saada, aga tule piilu sisse. Selles suhtes, et eile siis selline välja ei näinud. Ma kuulsin enne, et 7 tundi nähti vaeva selle salongiga. Siin on puhur ka sees praegu, kuivatab seda värki. See on vajalik ja siis tegelikult homme läheb siia veel osoneerimismasin ka veel lõppu nagu. Ja siin on päris tugevad aroomid nagu. Mingi lõhn on, aga ma ei saagi aru, see on mingi siuke suitsusegu. See on siuke vana taksolõhn, kus nagu kunagi on suitsetatud, ma ütleks. Võib-olla, jah. Aga sisu on uskumatuna. Tule piilu siit ka, et väga äge. Ja no täna on see nagu nahamoodi katsudes. Eile oli selline rasva ja teab mille kiht siin peal. Kusjuures jumala ägeda lisavarustusega auto ju. Siin on massaaži iste äkki või? Siin on vent, siin on istmesoojendus, et ausalt... Heads-up on ka, jah. Ja heads-up on ja samal ajal on 400 tuhhi läbisõitu ka. Just, mul jäi ka silma. Ja see on 400 000 jooksul, ma arvan, et esimene poll sellel. See on elu näinud. Mõõtsime juba värvipaksust ka, et me seda teame või seda... Paksust on mõõdetud, Marko mõõtis, näitas mulle ka, et tundub originaalvärv olevat igal pool või siis täitsa haljaks lastud enne üle värvi kunagi, kui on tehtud. Et siuke, jah. Jumal äge. Mäludega istmed, blind spot, nagu jõhker. Ja tule vaata, 400 000 auto iste. Et selles mõttes... Me näeme nagu Eesti turul üsna tihti seda, et 150 on läbisõit ja kõik on kulunud, on ju. Et ilmselgelt on siin nagu ikka tulistatud maanteesõitu. Mis sa arvad? Mis mootor? Mis jutud? No 3.0. Diisel. Mul oli sama pakkumine, aga ei ole. Päriselt? Jah. 2.0 siis. Ei tehta A7 isegi. See on V6. V6, aga ongi 3.0. TFSI. Bensukas. Jep. Keegi on 400 tuhki selle autoga sõitnud. Okei. Väga tublid. Meetsik. 220 kilovatti, 2011 väljalase. 11 või? 2011. Kuule, see on küll hästi vana nüüd tegelikult. See kere on täna ka näist minu arust. Ülimodernne. Uskumatu Audi on nagu täiega täppi pannud. Ja muideks, see on 2016 aastal Eestisse sisuliselt registreeritud 200 000 läbisõiduga. Mõtle, see on esimese 5 aastaga sõitnud 200 000 ette. Autobaan. Ja siis veel ülejäänud vähem kui 8 aastaga veel sama palju ette sõitnud. Sellel kerel on seda kõike näha tegelikult, et ei hakka üldse varjama. Sa vist teile juba näitasid kõik ära, aga nagu ühtlaselt tuhmunud. Matistunud lihtsalt mingid kahtlased randid, jäljed. Ma ei tea, mille jäljed siin peal on, mingi rehv või mingi... Saab pakkuda, mis seal on? Ma jah, hakkaks siin nagu teoretiseerima, et siin on nagu mingi kleepsu jälg kunagi olnud, aga tegelikult ei saa ilmselt olla. See on nagu nii ebaloogilise koha peal. Et eks ta millegagi aja jooksul pihta saanud on, mis on nagu suurema vigastuse jätnud. Kuidas sulle see sinine värv meeldib? Väga hea värv. Meeldib. See üldse politsei sinine selle kohta. Tõek kanda vist on. Mina ei öelnud. Keegi ütles. Siit vaatad on selline nagu naljakas, aga tegelikult anna talle poleeri ja anna talle päikest. Ja
ta hakkab nagu muutuma, onju. Et see mulle juba meeldib rohkem. Eile, kui ma siin käisin, siis oli kapoti peal oli üks ruut, aga nüüd on nagu natuke päris värvi ka välja tulnud ülejäänud, et siin on siuksed päiksejänkud on peal veel. See on vist isegi pasta äkki või? See on pasta pluss lõige, et siin ei ole seda teist sammu tehtud, poleeri sammu. Loomulikult on siin kivi jälgi ja asju, aga tegelikult, et siin saab päris hea tulemuse. Me teeme touch-up'i ka sellele, tahad näha neid asju, millega seda tehakse või? Muidugi. Palun. Do it yourself või? Do it yourself. Ma pole siukse touch-up'iga harjunduse. Siin on kõvendiga ja kahekomponendise kõvendiga mingisugused, peab ise kokku segama. Okei. Huvitav, miks see nii nagu tehtud on? Ei tea. Pidi keeruline värv olema. Okei. Huvitav, kas see on Audil siis mingi special värv ka või? Kindlasti kommentaaris on targemad inimesed kui meie. Ma leidsin just, et siin on pose ka. On alati bänger. Ei, tegelikult ka jumala hea lisavarustus autol. Selles mõttes, et Kiiles on peal 2011 aasta. Sa saad endale elektrilised istmed, taga need on lastele niimoodi, et saad lukku panna nupust, mitte ei pea kuskil mingi võtmega tsurkimas käima. Mäluga istmed, elektrilised peeglid, head-up display, siis S-line, sportsisu, väljast S-line, massaažiste, adaptiivne püsikas. Et kui natuke raha vaeva alla panna, siis saab täitsa ka siukse high mile hero omale turult, et saab teise elu anda autole. Jah, see on hästi huvitav, et Eestis ju ei müüda 400 000 läbisõiduga autosid. Neid ei ole. Neid ei ole. Tegelikult vaikselt tuleb see kultuur nagu tagasi ka, et nii keeruliseks on läinud see, et siin igast mingid lükkeid teha, et minu arust vaikselt tuleb see nagu Eestisse ka, et ei ole nii hull midagi. Ilus S-line velg on, aga siin on seda foliatekki ka vaja ju. Ja, meil on komplektid olemas. Värvid äkki ära siin õhtu jooksul kiirelt. Lebo ots mul juba kool käes sellega. Mis värvi paneksid sellisele sinisele? Punane on vist klassikaline, kollane sobiks ka, ma arvan. Päris raske, sest see sinine värv on juba päris selline nagu vulgaarne. Et kui see nüüd siia veel nagu kollase break-caliperi paned, siis võib-olla on nagu nõksa palju. Nõks palju, jätame punase. Ma ei tea, punane on ka päris palju ausalt öeldes. See auto ongi palju. Jah. Ei, ma olen nõus, aga hõbe on mis värve veel on? Vaatan foliatek. Sobis ju. Esimene oli hea. Ei, no blue on blue. See on see sinu blue. Jah, 2 sinist on vist natuke valesti. Kusjuures ma sellele autole kaaluks isegi musta. Must ja S-line'i logo peale. Andke jälle kommentaarides teada, kas paneksite punase või kollase või oleksite Tarmo ja võtaksite lihtsalt tavalise halli. Ma arvan, et green hell roheline läheb sinna. Aga vaatame siis. Räägi meile, Rasmus. Vaataja auto otsustas endale osta ühe väga päevi näinud A7, mis muidu on väga ilus. Ja see on siis selle after juba, et peale töötluseid, peale mitme etapilist poleerimist, kõik asjad on tehtud sellega juba. Et ei näe enam päris sama auto välja, mis ta varem oli. Muideks mulle tuli vahepeal meelde, kus ma sellist sinist värvi näinud olen. Ja kus sa nägid? Minu Tesla on enam-vähem sama värvi. Okay. Mitte päris, aga veits seledab võib-olla ühe tooni võrra, aga ei, väga ilus. Ja siis siit tegelikult saabki hakata nagu lähedale minema nende asjadega. See peeglikorpus tegelikult oli üldse matistunud, et tore, et siit ka nagu midagi üldse kätte sai, ma arvan. Kus need kivid äkki kadunud on vahepeal? Suuremad on kõik ära kaetud ilusti ja, et tegelikult siukses lihtsas valguses ei olegi nagu väga näha.
neid väiksemaid on, aga nagu suuremad on vist ära. Tõsisem koht oli tegelikult siin, mis see ongi see, kui sa paned touch-upiga kivitäkke peale, et ta täitsa klaasiks ei tõmbagi enam, aga... Nii, aga lühidalt siis auto on poleeritud, täpselt nagu Rasmus eelnevalt ka mainis, et siis 2-astmeline poleerimine ja siis siia lõppu läks purekeraamika. Et pure on selline teada-tuntud enda just selle läike poole pealt, et meile nagu väga meeldib seda kasutada. Enam ei näe väga 400 000 välja minu arust see. Ei näe ja see on nagu igal pool, et see pole ainult see, et auto on väljast ilus on, vaid tegelikult see auto on ka seest väga soliidne välja. Ja muideks see lõhn on ära kadunud, mis siin autos oli, et siin on siis puhastamine, märgpesu, nahahooldus, osoneerimine. Väike meie märk ka siin, kuidas siis hooldada keraamikat. Jah, et pessu ei lähe nüüd 2 nädalat autoga. On tegelikult selline nagu kõige tähtsam ja auto on siis kuivanud nüüd kõvasti nagu võib-olla isegi ööpäev seekord, just see keraamika paigalduse pool, aga üldiselt nagu üle öö peab ta kindlasti siin nagu soojas olema, stabiilses konditsioonis, eriti kui praegu õues nagu sügis. Tunda on seda ala siin, et kuidas auto saab ikkagi esiosasse kivisid omajagu 400 000 kilomeetriga. Loomulikult saab nagu siin hullemaks minna ja saab kapotil kõik väiksed valged täpid ära tupsutada, aga see ei olnud nagu kliendi eesmärk. Et kliendi eesmärk oli, et üldpilt saada väga heaks ja kohe, kui sa selle valgusti kustu paned, mis meil siin põleb, siis tegelikult on üldpilt väga hea. Ja et samal momendil kohe, kui valgusti kinni paned, siis on kogu auto perfektne, et see on täpselt nii see käib. Et meil just tuli siin aruteluks siseselt, et kuidas nagu on mingid kohad, kes alguses panevad enda lambiga, näitavad neid erinevaid kriime ja hologramme ja kõike muud. Ja siis, kui auto nagu lõpptulemuse näitamine on, siis on tuled kustus. Siin oli siis üks täiesti nagu mingi varasem nagu väike kokkupõrge. Ja, et siit on näha ka, et kui palju saab poleeriga muuta ja mida ei saa muuta enam, et kui ikka värv on läinud ja must plastmass paistab, siis ei ole väga palju teha. Aga realistlik tulemus nagu jällegi. Just jälle ütleks seda, et nagu üldpilt on palju parem, et ega see nimesid rohkem ei tee, aga lihtsalt, et võib-olla päästab kohe sest nagu stange värvimisest ära. Tegelikult omaniku ootus oli see, et ta peab päris mitu asja nagu kohe üle värvima, et eespool autot ka. Et ma arvan, mõne detaili võrra ta kindlasti pääseb nüüd, et vahest täitsa aitab ja saab ka tulla küsima. Mina ei ole ammu sellist muutust näinud auto juures oma silmaga, aga tegelikult Marko jaoks on see iga päev ja detailing.autojoy.ee saab ka endale mingi paketi leida, kui on huvi. Loodame, et video meeldis, pole ammu sellist süvitsi videot teinud ja näeme järgmine kord. Tšau!